Tänases meistrinurgas jätkame eelmisel korral alustatud teemat ja teemaks oli keldri või panipaiga sisustamine ning Eero valmistas ühe õunakasti ja juttu oli ka sellest, et kõik need kastid ja riiulid võiksid olla süsteemselt tehtud, et kõik sobivad erineval moel kokku panna ja mina seekord teen kartulikasti ja materjaliks siis 18 korda 70 laud ja võtame siit nurgaliistudeks veel 45 kord 45 plussi. Ja nii nagu ikka on kaupluses käimise ja siin meistrinurgas salvestuse vahel väike ajahetk, mis teile kallid vaatajad nägemata jääb, aga selle ajahetke jooksul on mul mingi osa sellest kartulikastist juba valmis tehtud, et asi kiiremini läheks ja kui etapiviisiliselt käia, siis tuletan veel kord meelde, et iga asja alus on joonis. Mul on ta siin nüüd hästi suurelt välja prinditud, aga igal juhul ma tean, kui palju laudu mul läheb, kui palju laudu ma paika panen. Ja üks asi selle tegemise juures, kuna see kartulikast on oma olemuselt ilmselt üks selline mooduli osa, mis on alati kõige madalam, siis tema puhul on väikesed jalad all ja selle õige kõrguse saavutamiseks ma võtsin lihtsalt 100 mm laiused lauad või 10 sendi laiused lauad siia serviti alla, see tagas mulle jalgade stabiilse kõrguse, ma ei pea midagi mõõtma, lihtsalt kui põhi on paigas, siis panen jala ka oma koha peale, libistan ta oma koha peale ja ta on sisuliselt korras, paigas, töötab. Et ta paigast ära ei liigu, ma saan. Nüüd on mõõdu võtmiseks kaks võimalust. Esimene võimalus on siis see, et ma panen selle laua paika kuidagimoodi ja siis annan siit selle toeprussi abil talle õige pikkuse. Teine võimalus on see, ma kasutan olukord ära, et mul on protsess juba kord läbi käidud ja võtan mõõdu siit selliselt ja olemegi siis nii-öelda fassaadi või eeskülje juures ja selleks, et see asi läheks ühtlaste vahedega ülesse, siis ma panen siia ühe terve laua lihtsalt alla. Ja kes jälgis meie eelmist meistrinurka, kui Eero tegi seda õunakasti, siis selleks, et nad nüüd istuksid täpselt üksteise peale, peaks olema mingisugune kaldenurk tagatud nendele postiotstele. Kasutan seda Delta masinat, selline väike mõnus ja ausalt öelda ma pean tunnistama, et nii mõnus lihtmasin, ma olen natuke nagu armunud sellesse. Ning nüüd on jäänud siis see kõige otsustavam hetk, et kas ma suutsin mõõtudest kinni hoida ja meie eelmise nädala tööga see asi ka kokku istub. Istuski. Ja põrand on alt võib-olla natukene ebastabiilne, pisut kõigub, aga oma olemuselt on konstruktsioon minu meelest hästi tugev ja kui selliselt teha, siis siia võib paar-kolm rida veel peale lappida ja riiulid missugused. Nii et mõnusat talvevarude varumist.